Rafał Košik on Pula autor, kes on tuntud oma paeluva küberpunki ja noir-elementide segu poolest. Tema töid on kiidetud selle karmi realismi ja keerukate teemade eest. Selles haaravas loos satub Zor, endine sõjaveteran, kes on muutunud mässajaks pettuse võrku, kui ta on sunnitud liituma julge rööviga koos võõrastega. Kui nad süvenevad müsteeriumi, avastavad nad võimu, reetmise ja varjatud päevakordade vandenõu, sundides neid võitlema ellujäämise eest võimsate jõudude vastu, kes püüdlevad kontrolli poole. Reetmine ja usalduse haprus. Tegelased seisavad silmitsi reetmisega igal sammul, rõhutades usalduse haprust ja kontrollimatu võimu ohte. See teema resoneerub meie enda ühiskonnaga, kus ebaausus ja manipulatsioon võivad õõnestada usaldust suhetes ja institutsioonides. Võim ja korruptsioon. Tegelased navigeerivad maailmas, kus võim on ülim valuuta, soodustades korruptsiooni ja ära kasutades haavatavaid. See teema peegeldab meie kasvavaid muresid sissetulekute ebavõrdsuse, ettevõtete mõju ja poliitilise korruptsiooni pärast, mis meie maailma vaevavad. Identiteedi otsing moonutatud ühiskonnas. Tegelased maadlevad oma identiteediga, küsides oma kohta ühiskonnas, mis sageli inimlikkust alandab ja neid kommertsialiseerib. See teema peegeldab meie enda ühiskondlikke ärevusi, tehnoloogia, sotsiaalmeedia ja tarbimise mõju kohta meie enesetundele. Lühidalt raamatu tegelastest. Zor, endine sõdur, keda kummitab tema minevik, kehastab Zor võitlust leida lunastust korrumpeerunud maailmas. Milena ajendatud ettevõtte läbirääkija, Milena esindab halastamatut võimupüüdlust ja kontrollimatu ambitsiooni ohte. True politseinik, kes on lõhestatud kohustuse ja pere vahel, esindab Liam konflikti isiklike väärtuste ja ühiskondlike ootuste surve vahel. Aja, sõltuvuses Netrunner, otsib lohutust kübertehnoloogilistes täiustustes, rõhutades eskapismi ohte ja kunstliku õnne otsimist. Ron, Ripperdoc, kes maadleb oma töö eetiliste tagajärgedega, esindab Ron võitlust tehnoloogilise arengu ja inimhinnaga. Borg, mehaanik, kellel on annevidinate ja masinate jaoks, kehastab Borgi tehnilise oskusteabe väärtust ja tehnoloogia rolli meie maailma kujundamisel. Esimene tsitaat, usaldus on Night City's haruldane ja väärtuslik kaup, on öeldud Zori poolt. Tsitaat peegeldab küberpunki maailma läbivat usaldamatust ja paranoiat, kus võim pidevalt muutub ja liidud on kergesti purunevad. Teine tsitaat, isegi Night City'ge pimedamates nurkades olid lootuse ja inimlikkuse taskud, on öeldud Aja poolt. Tsitaat rõhutab inimvaimu vastupidavust, isegi vastamisi raskustega, ja viitab sellele, et lootus ja kaastunne võivad siiski võimust võtta isegi kõige keerulisemates olukordades. Lugu edastab terava sõnumi inimühenduse tähtsusest, kontrollimatu võimu ohtudest ja lootuse püsivast vaimust. See meenutab meile, et isegi kõige pimedamatel aegadel võime leida jõudu ühtsuses, julgust oma veendumustes ja lunastuse võimalust. Cyberpunk Gagthic No Coincidence-le annan 1/10. Raamat on mõtlemapanev ja kaasahaarav, aga vahest on raske eristada stseenide muutumist.